On trepid, mis on tehtud selleks, et aidata sul üles jõuda. Ja on ka trepid, kus iga samm paneb sind proovile, kas jätkad veel. Mõne jaoks on see lihtsalt ülesminek, aga kohtades, mida me täna näeme, on vaate eest hoopis teistsugune hind. Järsk, kitsas ja mõnikord piisab vaid ühest valest sammust. Järgmiseks on juba kuristik. Alates mäenõlvadest kuni peaaegu püstloodis seisvate kivimiteni on treppe, mis ei väsita mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt kurnavad. Ja mida kõrgemale sa tõused, seda väiksemaks sa end tunned. Enne kui alustame, palun pane sellele videole like ja telli kanal. See tähendab meiesugustele sisuloojatele väga palju. Aitäh ja nüüd alustame. Number 10. El Peñón de Guatape, Kolumbia. Enne kui sa esimese sammuni jõuad, näed juba, miks see koht on kuulus. Kolumbia Antioquia piirkonnas seisab tohutu graniidist monoliit, mis kerkib maastiku keskelt üles nii, nagu ta ei peakski seal olema. See ulatub ümbritsevast maastikust peaaegu 200 meetri kõrgusele. Kivi on sile, servad on peaaegu püstloodis ja esmapilgul tundub seda võimatu ronida. Kuid selle külje peal asuvas looduslikus praos on ehitatud üks Lõuna-Ameerika tuntuimaid treppe. Kolumbia turismi aruannete kohaselt tuleb tippu jõudmiseks ronida üle 740 astme. Trepp on paigutatud otse kiviprao sisse. Materjalideks on betoon ja tellis, kuid tänu oma disainile tundub, nagu oleks see otse mäekülje külge liimitud. Altpoolt vaadates paistab see vaid õhukese joonena ülespoole, kuid mida kõrgemale ronid, seda enam tunned, kui kõrge see tegelikult on. Tõus on pikk, iga lõik on järsk ja kui trepi suund pidevalt muutub, avardub vaade su selja taga tasapisi aina rohkem. Tipus asub põhjus, miks tuhanded külastajad igal aastal siia tulevad. Siit avaneb vaade Guatape veehoidlale. Veehoidla ülevalt vaadates on tohutu suur veekogu, mis on täis väikeseid saari ja poolsaari, mis näevad välja nagu kaarditükid. Vaikne, avar ja erakordselt ilus. Kuid sinna jõudmiseks pead läbima üle 700 astme ilma ühegi otseteedeta. Ja nende sõnul, kes on üles roninud, on allaminek põlvedele veel raskem kui ülesminek. 9. Chandpauri, Rajasthan, India. Mitte kõik hirmuäratavad trepid ei vii ülespoole, mõned viivad hoopis sügavamale. Rajasthanis, Indias, Abhaneeri külas asub Chandpauri, väga sügav astmekaev, mis juba esmapilgul näib nagu optiline illusioon. Ülevalt vaadates tundub see lihtsalt geomeetriline muster, kuid kui vaatad sügavamale alla, siis saad aru, kui sügav see tegelikult on. India ajalooliste allikate järgi ehitati Chandpauri umbes 9. sajandil veehoidlaks piirkonnas, mida sageli tabasid tugev kuumus ja põud. Kuid see pole lihtsalt tavaline veehoidla. See on ka inseneriteaduse meistriteos. Kaevu 3 küljel on umbes 3500 astet. Täiuslikult vastakuti, täiuslikult korduvad astmed ja mida sügavamale minna, seda enam tundub kogu struktuur maa alla vajuvat. See ulatub üle 100 jala sügavusele ja tänu oma disainile on allpool temperatuur jahedam kui pealpool. Seda kasutati varem inimeste puhkealana, eriti kõige kuumemal suveajal. Aga kui on üks asi, mis siin kohe silma hakkab, siis see on see, kui kitsas ja järsk on iga aste. Laskumine on järsk, peaaegu pole eksimisruumi, puuduvad käsipuud, puuduvad kaasaegsed turvapiirded, ainult kivid, trepp ja pikk sirge laskumine. Nii et kuigi tehniliselt on võimalik mõnes kohas trepil kõndida, on juurdepääs astmetele tavaliselt piiratud või mitte soovitatav külastajate ohutuse ja iidse ehitise kaitsmise huvides. Ja sellel on ka põhjus. Sest kui sa teed ülal vale sammu, ei kuku sa esmalt vette, vaid kividele. Siiani on Chandpauri üks enim pildistatud astmekaevusid Indias. See on ilmunud isegi filmides ja reisidokumentaalides tänu oma ainulaadsele disainile, mis näib peaaegu võimatu. Ilus, vaikne ja matemaatiliselt lummav. Aga mida kauem sa seda vaatad, seda rohkem tunned end uimasena. Number 8. Pilón del Diablo, Ecuador. On treppe, mis on hirmutavad oma kõrguse tõttu. Aga see siin on hirmutav, sest loodus ei lase sul peatuda. Ecuadoris, Baños de Agua Santa linna lähedal asub Pilón del Diablo, tuntud ka kui Kuradi kapel. See on üks riigi kuulsamaid jugasid ja juba läheledes kuuled seda kohe. Sa ei näe veel juga, aga veekohin on juba kuulda. Valju, kõmisev. Peaaegu kogu ümbrus vibreerib. Kohaliku turismi info andmetel langeb Pastaza jõgi kitsasse kuristikku, enne kui see allpool kokku põrkab ja tekitab tiheda veeudu ja vahupilve. Ja just selle kuristiku serval on allaviiv tee.
See ei ole lihtsalt trepp, vaid labürint treppidest, vaateplatvormidest, tunnelitest ja jalgsi sildadest, mis on kalju külge kinnitatud. Alla minnes jõuad järjest lähemale juga. Heli muutub valjemaks, õhk muutub vee tõttu raskemaks ja iga samm muutub libedamaks. Mõned osad on betoonist, mõned on metallist. On lõike, mis näivad olevat otse kivisse raiutud. Ja teistes kohtades läbid sa kitsast tunnelit otse langeva vee taga. Tundub, nagu oleksid koopas sees. Kui sinu ees langeb valge veesein, kuuled sa peaaegu ainult müra. Näha on peaaegu ainult veeudu. See ongi põhjus, miks see koht on unustamatu. Sa ei vaata seda lihtsalt pealt, sa lähed otse selle keskele. Sa tunned vee ja õhu jõudu enda ümber, kui sa alla lähed. Aga just see teebki selle ohtlikuks. Iga piire on niiske ja märg. Iga kivi on libe. Ja iga samm lõuab äärmist ettevaatust. Vaateala kõige allosas avaneb sinu ees Pilon del Diablo. See on tormav veesein, mis langeb pidevalt alloolevatele kividele. Ilus, aga nii võimas, et tunned vibratsiooni oma rinnus. Ja kui laskumine on läbi, ootab ees veelgi raskem osa. Tõus tagasi üles. Märjad jalanõud, väsinud jalad ja trepp, mis tundub üles minnes aina pikem. Selles nimekirjas ei ole see kõige kõrgem, ei ole ka kõige avatum, aga võib-olla on see kõige libedam. Ja mõnikord ongi see kõige hirmutavam. Number 7. Skellig Michael, Iirimaa. Mitte kõik hirmuäratavad trepid ei asu mägedes. Mõned on keset merd. Mõned miilid Iirimaa edelaranniku lõunaosas tasub väike, kuid järsk saar, mis kerkib Atlandi ookeanist. See on Skellig Michael. Paugelt vaadates näeb see välja nagu suur kivikamakas, mida lained peksavad, kuid selle tipus on elujälgi, mis on üle 1000 aasta vanad. UNESCO andmetel elasid siin mungad umbes 6. sajandil. Siin elasid nad kaugel mandrist, kaugel inimestest, ümbritsetuna merest ja tuulest. Aga sinna jõudmiseks pead esmalt ronima üle 600 kivitrepiastme. See ei ole kaasaegne trepp. Puuduvad käsipuud, puudub sile viimistlus, puuduvad turvapiirded. Kõik on iidsetest kividest, mis on üksteise otsa laotud saareservale, käsitsi lõigatud, ebaühtlased. Ja need on olnud avatud vihmale, tuulele ja meresoolale üle 1400 aasta. Enne kui sa trepini jõuad, tuleb sul kõigepealt paadisõit mandrit. Ja see pole iga päev võimalik. Sageli sõltub see ilmast. Kui lained või tuul on tugevad, siis paadiga lähenemine tühistatakse. Aga kui meri on rahulik ja maabumine on lubatud, siis sealt algab tõus. Tee üles keerutab ja keerutab. Ja mida kõrgemale tõused, seda vähem tunned end turvaliselt. Ühel pool on kaljud, teisel pool otse alla Atlandi ookeani. Sadu jalgu sügavust ja saare kõrgemates kohtades muutub tuul kiiresti. On hetki, kui tuul puhub äkitselt väga tugevasti, seetõttu soovitatakse külastajatel ronides keha madalal hoida, aga isegi nii ei suuda sa pilku eemale hoida. All näed, kuidas lained saare jalamil vastu kallast põrkuvad. Ümberringi tiirutavad merelinnud õhus, just kui oleksid nad kõrgusega harjunud. Ja kõige tipus on endised klooster. Kivionnid, mis näevad välja nagu mesilast arukujuga majad. Madavad müürid, väike palvepaik ja käsitsi ehitatud rajatised, mille on loodud mungad, kes otsustasid elada ühes Iirimaa kõige eraldatumas paigas. Vaikne, tuuline ja peaaegu ebamaine. Kaasaegsel ajal sai see koht veelgi tuntumaks pärast seda, kui seda kasutati Star Warsi filmimispaigana. Kuid selle paiga lugu on palju vanem kui ükski film. Sest enne kui sellest sai turismi sihtkoht, oli see juba üksinduse, usu ja ellujäämise paik. Ja tänaseni on seal endiselt samad trepid, samad kivid, sama kalju ja see sama tunne, et vaid üks vale samm ning järgneb meri. Number 6. Wat Pratam Sua Tai. Lõuna-Tai Krabi provintsi keskel on üks koht, mis on tuntud kahe täiesti erineva maailma poolest. Poolpuul on vaikne budistlik tempel, mida ümbritseb džungel. Ülal on mägi, millel on justkui lõputud trepid. Pai turismi rekordite kohaselt tuleb Vatam Sua tippu, mis on tuntud ka kui tiigrikoopa tempel, jõudmiseks ronida üle 1200 astme. See ei ole lihtsalt kultuuriline paik, see on füüsiline väljakutse, mis on ühendatud vaimse teekonnaga. Juba mäejalamil tunned kohe kuumust ja niiskust, mis sind ümbritseb. Õhk on raske, hakkad kiiresti higistama isegi enne alustamist. Ja sinu ees on otse üles viiv trepp, mis on kinnitatud lubja kivikalju külge. Puudub õrn nõlv, puudub lihtne osa, ainult otse üles.
kui üles ronid, muutub ümbrus järk-järgult. Alumistel tasanditel on veel džungel vaatepildiks. trepi serval istuvad ahvid, kes on harjunud mööduvate inimestega, kes vaevu üles ronivad. Nende jaoks on see nagu mäng. Inimese jaoks on lugu teine. Jalad valutavad, hingamine on raske ja iga sammuga tunned aina rohkem, kui palju veel minna on enne lõppu. Tee peal on mõned puhkealad, kuid need ei muuda tee järskust. Tundub, et saad vaid hetkeks puhata, enne kui sulle taas meenutatakse, et kõik läheb ikka ülesmäge. Mida kõrgemale ronid, seda rohkem avaneb vaade. Džunglivõrade kiht kaob tasapisi. Horisont laieneb. Näha on lubjakivi-kaljud, mis paistavad kauguses reas nagu hiiglaslikud kivid. Ja ülespoole jõudes on tunda, et õhk muutub jahedamaks, kuigi päike on endiselt kuum. On ka kohti, kus tee muutub kitsamaks ja läbib veelgi kitsamaid lõike. Seal muutub tasakaalu hoidmine raskemaks trepinurga tõttu. Ja pärast 100 samme jõuad lõpuks tippu. Huldne Buda kuju istub platvormil, vaadates üle kogu krabimaastiku. Mäed, meri ja džungel, mis näevad välja nagu lõputu maal. Üleval on vaikne. Tundub nagu kõik kaoks. Pole enam roninise müra, aga su keha on teine lugu. Higi, värin ja väsimus ei kao nii lihtsalt. Ja kui sa vaatad seda vaadet, tekib arusaam, et enamik inimesi siin mõtleb sama asja. Kas kõik need sammud olid seda väärt? Ja enne kui saad täielikult puhata, ootab ees veel üks väljakutse. Allaminek. Aeglasem. Ohtlikum. Ja iga samm tagasi maa peale annab põlvedele rohkem tunda. Number 5, Tianmeni mägi, Hiina. Number 5. Hiinas on mägi, mis pole tuntud ainult oma kõrguse poolest, vaid ka loodusliku taevavärava tõttu. Tianmeni mägi. Zhangjiajie piirkonna turismiinfo kohaselt ulatub see umbes 1500 meetrit üle merepinna. Üks tuntumaid looduslikke moodustisi siin on hiiglaslik kivist auk, mida nimetatakse Tianmeni koopaks ehk taevaväravaks. See on tohutu suur kaar, just kui mäel oleks oma aken taevasse. Aga enne kui saad seda lähedalt näha, tuleb midagi läbida. Üle 900 astme. 999 astet. See ei ole juhuslik number. Hiina kultuuris on number 9 täielikkuse ja pikaajalisuse sümbol. Seetõttu peetakse 999 kõige soodsamaks numbriks, mida saab seostada taeva kontseptsiooniga. Seetõttu ei ole trepp, mis viib taeva väravasse, ainult insenertehniline valik. See on ka kultuuriline avaldus. Mäe jalamil näed otse üles suunduvaid treppe. See on nagu joon, mis ulatub pilvedeni. Ei mingit siksakki, mida oleks lihtne ronida. Otse üles. Ja kui sa ronid, kordub see tunne ikka ja jälle. Kohalike turismikirjelduste kohaselt muudab kõrguse, järskuse ja peaaegu 1000 astme kordumise kombinatsioon selle üheks füüsiliselt kõige nõudlikumaks trepironimiseks piirkonnas. Varju on vähe. Suvekuumuses läheb kivi jalgade all kuumaks, talve külmaga muutub see libedaks ja end on raskem kontrollida. Igal astmel on küll käsipuud, kuid need on madalad ega kaitse täielikult serva paljastumise eest. Mida kõrgemale jõuad, seda rohkem vaade muutub. Maa kaob silmist, pilved laienevad ja äkitselt avalebki looduslik kaar. See on nagu kivist uks, mis ripub mäe küljes. Kui jõuad taeva väravasse, ootab sind ees hoopis teistsugune tunne. Sinu ees avaneb kogu Zhangjiajie maastik, mis laotub pilvede all. Ja sel hetkel kuuled sa hoopis teistsugust sõnumit. Su jalad ja sääred on täiesti väsinud. Hingata on ikka raske, aga su mõistus teab, et kõik oli seda väärt. Ja samal mäel on veel üks tuntud atraktsioon. Klaasist taevakäik ja köisraudteesüsteem, mis kuuluvad maailma pikimate hulka vastavalt turismirekorditele. Aga ükskõik kui kaasaegseid ehitisi siia ka ei rajataks, jääb tõeline väljakutse samaks. 999 aastat. Seetõttu ei ole iga samm lihtsalt ülesminek, vaid osa teekonnast otse taeva väravani. Number 4. Sigiriya, Sri Lanka. Sri Lanka keskel seisab lagedal tasandikul ootamatult kõrguv hiiglaslik kivimägi, mida ümbritseb rohumaa. See on nagu loomulik torn, mis ei tohiks seal olla. Sigiriya. Sri Lanka ajalooliste ja arheoloogiliste andmete kohaselt on see vulkaaniline kivimoodustis, mis tõuseb ümbritsevatest tasandikest umbes 660 jala kõrgusele. Ja sellest sai 5. sajandil pekstrusne kuningas Kashyapa valitsemise ajal iidse kuningliku kindluse keskpunkt. Aga selle kõige tuntum osa ei ole mitte alus, vaid hoopis ülesronimine. Üle 1200 astme viib tippu ja see ei ole lihtsalt tavaline trepp. Alguses kulgeb tee läbi endiste kuninglike aedade ja varemete.
Need on märgid sellest, et kunagi oli siin luksuslik paleekompleks koos veesüsteemide ja terrassidega. Mida kõrgemale ronid, seda järsemaks muutub rada. Siin näed ka kuulsaid freskomaale kilokülgedel. Need iidsed kunstiteosed on hinnanguliselt üle 1500 aasta vanad. On ka peegelseina osi, mis on poleeritud kivipind, kuhu sajandite jooksul on külalised kirjutanud juba ammustest aegadest. Mida kõrgemale jõuad, seda paljastatumaks rada muutub. Mõlemal pool muutub langus järjest sügavamaks. Ja sa tunned veelgi enam, kui kitsas on see ruum, kust inimesed juba ammustel aegadel läbi käisid. Lõpus läbid sa niinimetatud lõvivärava. Varem oli seal suur kivisse raiutud lõvi, mis tähistas sissepääsu tippu. Kuid nüüd on alles vaid selle suured käpad, mis on inimesest kõrgemad. Siit alates muutub tee järsemaks ja kitsamaks kuni kõige kõrgema tipuni. Tippu jõudes avaneb vaade endise kuningapalee varemetele. Vundamendid, veehoidlad ja aiad näitavad, kui arenenud oli elu sellel kaljul kunagi. Ajaloo andmetel elas kuningas Kashapa siin palju aastaid, enne kui tema vend ta troonilt tõukas. Hiljem jäeti see paik džungli valdusesse. Täna on see UNESCO maailmapärandi nimistus ja üks dramaatilisemaid näiteid iidse insenerikunsti ja võimu näitamisest Lõuna-Aasias. Ja kuigi sajandeid on möödunud, on see trepp jäänud samaks. Otse üles. Lihtsat teed pole. Tundub, et see ongi meelega tehtud selleks, et vaid vähesed suudaksid jõuda tippu number 3 Jaakobi redel. St. Helena. Lõuna-Atlandi ookeani keskel on väike saar nimega St. Helena. See on üks maailma kõige isoleeritumaid asustatud saari ja tuntud ka kui koht, kuhu Napoleon Bonaparte pagendati. Selle pealinnas Jamestownis märkad kohe üht treppi, Jaakobi redel. Kohalike andmete kohaselt ulatub see otse linnast kuni Ladderhilli tippu, mis asub altpoolt vaadates umbes 600 jala kõrgusel. Täpselt 600 jalga. Ja mis teeb selle eriti eriliseks on see, et see läheb otse üles. Pole kurve, pole siiksakke, üks sirge joon mööda mäenõlva. See näeb välja nagu joon, mis tõuseb merest taevasse. See ehitati algselt 1929 aastal kallakraudteena, et vedada kaupa linna ja ülalasuva platoo vahel. Kui raudtee eemaldati, asendati see trepiga ja sellest sai üks kõige karmimaid trepijooksu kohti piirkonnas. Tõus on järsk. Mõnes kohas ulatub kalle umbes 40 kraadini. Seetõttu on mõnel astmel järgmine aste kõrgem kui su põlv. Altpoolt on selgelt näha kogu trepijoon, mis kulgeb mööda mäenõlva. See näeb välja nagu haav Jamestowni maastikul. Kohalike ja külastajate jaoks on see väljakutse. Mõned võistlevad ajaga, mõned püstitavad rekordeid. Ja paljud peaduvad ka poolel teel, sest tõus on raske. Ja mida lähemale tipule jõuad, seda avaramaks vaade muutub. Kogu Jamestown asub kitsas orus, mida ümbritseb lai Atlandi ookean. Siin saab ka tunda, kui eraldatud see saar tegelikult on. Lähimat mandrit pole, igas suunas on ainult meri, kuid viimane taipamine pole ainult vaade, vaid ka tagasivaatamine sellele teekonnale, mille oled juba läbinud. Üks sirge joon, peaaegu 700 aastat merest kuni tippu. Ja seal tuled korraga 3 asja. Väsimus, uhkus ja teadmist, et sa vajad seda. Seda tagasi teed alla. Number 2. Florli Stairs, Norra. Norra Lyse fjordi idakaldal on üks koht, mis on tuntud oma kõrgete kaljude, sügava fjordi ja dramaatilise maastiku poolest, mis näib olevat pärit justkui teisest maailmast. Siit leiab ka Florli Stairs, mida peetakse maailma pikimaks puidust trepiks. Kohalike andmete kohaselt on seal umbes 4444 astet, mis tõusevad fjordi kaldal asuvast merepinnast kuni mäeplatooni, mis asub umbes 2400 jalga üle merepinna. See ei ole tavaline matkarada. See ehitati algselt koos hüdroelektrisüsteemiga, kus trepp järgnes vana survetoru marsruudile, mis kunagi viis vett alla elektri tootmiseks. Seda kasutati varem hooldustöötajate ligipääsuks enne kui sellest sai avalik matkarada ja kuigi nüüd on see ronimiseks tasuta, ei tähenda see, et see oleks lihtne. Tõus on otse üles, pole tasaseid lõike, kalle ei anna järele. Üksteise järel paiknevad puidust astmed, mis on kinnitatud terasraami külge. Tõuseb mööda mäenõlva pideva kaldega ülespoole. Florli Stairsi erinevus teiste selles nimekirjas olevate treppidega pole ainult järskuses, vaid ka pikkuses.
4444 astet, mis on pikem kui Empire State Buildingu ja Eiffeli torni treppide koguarv kokku, tuginedes avalikele ronimisandmetele. kui sa üles ronid, kordub väsimustunne ikka ja jälle ning see ei lõpe kohe. Aga kui sa jõuad tippu, muutub maailm järsku. Sind tervitab lai platoo, järved samblaga kaetud kivid ja vaikne Norra loodus, mis ulatub silmapiirini. Vaikne, avatud, justkui lõputu. Aga kõige olulisem taipamine pole mitte ainult vaade, vaid tõsiasi, et trepp, mille sa üles ronisid, on sama pikk ka allapoole. Ja sa pead sellega tagasi minnes läbima. Number 1, Nisseni mägi, Šveits. Šveitsi Berni Oberlandi piirkonnas on üks mägi, mis pole tuntud ainult oma vaate poolest, vaid ka väga pika trepi tõttu, mis ulatub otse pilvedeni, Nisseni mägi. Šveitsi andmetel ulatub see umbes 7700 jala kõrgusele merepinnast. Ja igal aastal vaid korra organiseeritud mägijooksu ajal avatakse see ainulaadne trepp, millel on 12 700 astet. See ei ole tavaline matkarada. Trepp järgib Nissenbahni funikulööri raudteemarsruuti, mis on vana infrastruktuur, mida kasutatakse rööbaste hoolduseks. Seetõttu ei ole selle kujundus mõeldud turistidele, vaid töötajatele. See on järsk, pidev ja ilma puhkehetkedeta. Kogu aasta jooksul on see peaaegu avalikkusele ligipääsmatu. Seda saab ronida ainult ühel päeval aastas korraldatud võistluse raames. Ürituse päeval proovivad 100 jooksjad tõusta mäejalamilt kuni tippu, kasutades ainult otse mäeserva mööda üles viivat treppi. Pole ühtegi tasast lõiku, pole ühtegi laugemat nõlva. Üks aste järgneb teisele, kokku üle 11 000 sammu. Tõustes on tunda kõrguse ja pideva tõusu raskust. Sammude muster tundub lõputu. Kõik on ühesugune, kordub pidevalt ja tõmbab keha alla, isegi kui liigud ülespoole. Võistluste andmetel on mõned eliitjooksjad selle raja läbinud umbes 1 tunniga. See on saavutus, mida peetakse äärmuslikuks isegi maailmatasemel vastupidavusvõistlustel. Kuid väljaspool võistluspäeva ei ole see avatud matkarada, sest trepp on hooldusrajatis, mitte turismirada. Seetõttu peetakse lihtsalt ülesronimist ilma tugisüsteemita ohtlikuks ja see ei ole soovitatav. Enamiku külastajate jaoks on ohutum valik funikulöörraudtee, mis viib tippu umbes 30 minutiga ning üleval avaneb lai vaade Berni alpitele, sealhulgas Tuuni järv ja kaugemad mäeahelikud, mis on horisondil kihiti. Sealt näed ka mäenõlval asuvaid treppe. Üle 11 000 astmega katkematu trepijoon laskub alla orgu ja just seal saab selgeks, miks see on nimekirjas. Mitte sellepärast, et see oleks kõige avatum, ega ka sellepärast, et see oleks kõige ohtlikum, vaid hoopis lihtsa küsimuse tõttu, mille see esitab igale inimesele, kes alt üles vaatab. Kas sa suudaksid ronida peaaegu 11 000 astet ükshaaval kuni taevani?